vääruskumused just. Vääruskumused, valed arusaamad ja mida need meiega teevad. See, mida me usume, see mõjutab meie käitumist. Olete nõus? See mõjutab meie käitumist. See, kuidas me käitume, see näitab, mis väärtused meil on, see näitab, mida me usume. Ja selles kõiges me näeme, et usk, käitumine, väärtused, see on väga tihedalt seotud. Kui ma ütlen ühte asja, teen risti vastupidi, siis see, mida ma ütlen, see muutub suhteliselt tähtsusetuks. Käitumine näitab, mida me usume ja see, mida me usume, mõjutab meie käitumist. Kristlas peaks kõige rohkem mõjutama siis Jeesus, tema järgimine, tema käsud, tema sõna, pühakiri. See peaks meid kujundama, meie sisemust ja mõjutama seda, kuidas me käitume. 2. Timoteuse 3.16 Paulus ütleb nii, kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Mis on pühakirja eesmärk? Et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Lihtne. Oleme valmis igale heale teole. Oskame käituda. Ja kui nüüd sina siin võtad Jeesuse vastu, ma sobib, kui ma räägin sina vormis, äkki muutub isiklikumaks. Kui sa võtad Jeesuse teadlikult vastu, ütled, et mina tahan järgida Jeesust, kuuletuda talle, siis sa teed selle esimese sammu tõe suunas ja sinu käitumine hakkab vaikselt muutuma. Sest Jeesuses on kõik täius, kõik tõde kokku võetud. Ja kui me liigume teadlikult Jeesuse poole, siis meie elu hakkab muutuma. Aga nüüd see karm ja kurb tõde on selles, et see muutumine ei toimu hetkega. See võib võtta aega. Mõne inimese puhul see võib võtta väga kaua aega. Aga ma leian, et me saame seda protsessi ise kiirendada, kui me ise tahame ka muutuda. Ma leian, et üks selline hea piiblitekst, mis võtab kaunilt ja tervelt sellise usu eesmärgi ja usu sisu kokku, on Efesose kirjas. Ja ma loeksin selle piiblist ette Efesose 4 ja ma loen salmid 1-16. Kui teil on omal ka piibel kaasas või nutipiibel telefonis, siis võite ka need avada. Tänapäeval on see aeg juba, kus ei ole, et avage piiblit, vaid et varsti peab ütlema, et pange piiblit tööle ja lugege. Efesose 4, 1-16. Pauluse sõnad. Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses. Ning olles usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Ent igaühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. Seepärast ütleb kiri, tema on läinud üles kõrgesse, viies vangi viidud vangidena kaasa ning on andnud inimestele ande. Aga see, et ta on läinud üles, mis on see muud, kui et ta on esmalt tulnud alla maa sügavamatesse paikadesse. Niisiis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et ta täidaks kõiksuse. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks, mõned prohveteks, mõned evangelistideks, mõned karjasteks ja õpetajaks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Ja pange nüüd tähele, kuni me kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda. Et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea Kristus. Temas on kogu ihu kokku liidetud ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksiku liikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Aamen. Aamen. Ma leian, et see keskne mõte oleks siin lõpusalmides. Et see üks keskne mõte Efesose 4. peatüki sees, usu mõte, on kasvada Jeesuse tundmise ühtsuse selliselt, et inimest ei pilluta ega kõiguta ükski mingisugune väärarusaam, vale doktriin, vale filosoofia, mis iganes. Sa oled kindel. Sind ei hirmuta need mormoonid tänaval, kes hakkavad rääkima mormooni raamatust. Sa tead, mis on tõde, sa tead, kes on Kristus, sa tead, mis on päris, sa tead, mis on õige, sa tead, mis on vale. On arusaadav.
See on see, mida Paulus palub ja see on see, millesse me kõik kasvama peaksime. Aga kurb reaalsus on ju see, et meid ju pillutavad, kõigutavad mingisugused veidrad arusaamad, veidrad filosoofiad, veidrad doktriinid, veidrad õpetused, need mõjutavad meid, panevad kõikuma, panevad usus kahtlema ja mõjutavad meie elu ja tervist. Ma loen teile enda definitsiooni vääruskumusest, mis ma siis selle õhtu jaoks välja nuputasin. Pange tähele, vääruskumus. See on uskumus, mis ei vasta tõele ning mis on välja elades või teadlikult järgides usule ja elule kahjulik. Ja ma mõtlen seda äärmuslikku vääruskumust, sest kui me kujutame seda piltlikult, me saaks luua mingisuguse spektri. Ohtlik, ohutu. Ja teatud uskumused on spektri peal. Ei ole nii, et kui see on vale, siis see on igas mõistes ohtlik ja elule kahjulik. Sest oleme ausad, me kõik usume erinevaid asju. Mina usun asju, mis ei vasta tõele, ma lihtsalt ei tea, mis need on praegu. Kui te näitaksite mulle midagi, mis ei vasta tõele, siis ma muudan enda uskumust. Aga fakt on see, et ma ei kannata alati nende asjade all. On asju, mida me usume, mis otseselt ei mõjuta meie elukäiku. Ja me võime hoida neid uskumusi, aga ikka elada tervet ja jumalakartlikku elu. Näiteks kristlaskonnas ju arutatakse palju ristimise sisu ja tähendus üle. Mina olen vaga baptist, kes usub, et usu peale peaks ristima, sealpool natuke on vagamad luterlased, kes usuvad, et ka beebis võiks ristida. Ma ei nõustu nendega, aga kas see tähendab, et nemad ei saaks elada jumalakartlikku elu, tervet elu? Absoluutselt mitte, muidugi saavad elada. Nõnda nagu meie baptistidena. Või armulaua olemus, mis on need detailid seal, mis on täpselt siis vaimuandide nimekirjas, mis on seal oluline, seal on erisusi. Kas laupäeval peaks jumalateenistus pidama või äkki pühapäeval? Pole oluline selles mõistes. Kui sa pead laupäeval, sa võid ikka olla tervusklik inimene, kuigi ma leian, et sa ei ole päris õige päev, kus pidada. Ma usun, et peaks pühapäeval pidama. Või näiteks see küsimus, kus siis püha vaim lähtub? Kas isast ja pojast või ainult isast? Suur teoloogiline küsimus, aga elu praktikas see nii palju ei muuda. Ja kristlased omavad nendes küsimustes erinevad arusaame. Aga on olemas ka uskumusi, mille omamine ja järgimine on konkreetselt ja arusaadavalt ja nähtavalt inimese elule ja psühholoogiale kahjulikud. Kui sa neid asju usud, siis on ohtlik. Ja kristlikus keeles need on ka väga hereetilised ja need rikuvad inimese usku ja Jumala suhet. Ma toon välja mõned vääruskumused, mis on väga selgelt kahjulikud. Ja siin nimekirjas, mis ma nüüd varsti ette toon, teatud uskumused võib-olla ei ole uskumused, vaid pigem on hoiakud või meelelaadid. Aga see läheb kogu uskumise sfäär ikkagi. Üks, see on selline mina-vormis väide. See, mida ma nüüd väidan, see on vale, see on vääruskumus, pange tähele. Ma võin elada kahetsemata pattu elu, aga Jumal armastab mind ikkagi. See on vääruskumus, see on kahjulik, see rikub inimese suhet Jumalaga ja kui inimene hoiab sellest uskumusest kinni, siis lõpuks ta läheb hukatusse. Elan elu nii, nagu ma tahan. Ei, ma palvetasin kunagi Jeesus enda elu. Ära muretse, minul on kõik korras. Ma ei pea koguduses käima. Mul on see palve tehtud. Rikud abielu, ja ei, mis siis? Jumal armastab mind ikkagi. Andeks palud, ei pole vaja, Jumal on armuline. See on vääruskumus kõik. Ja see viib hukka, see on kahjulik. Või teine, jälle selline mina vormis, mis oleks teises äärmuses. Ma pean tegema hästi palju häid tegusid, et Jumal mind armastaks. Kui krediiti täna täis ei saa, siis und öösel ei tule. Et sa oled siin oma tasemega, aga siis sa tead, et mul on mingi lävend siin, ma pean täitma seda ja mul on paar tundi aega veel, et krediit täis saada, muidu Jumal hakkab mind vihkama. See on ka vääruskumus. Inimesed vaevlevad sellist asjadel. Ma olen enda koguduslikus töös piisavalt neid inimesi, kes arvavad, et kui ma piisavalt midagi head ei tee, siis lendab Jumala viha minu peale ja ma lähen hukka ja mis iganes. Jumal vihkab mind. Kolmas selline vääruskumus, mis on kahjulik. Kirikus käimine pole oluline. Ma saan olla kristlane ka üksinda. Mis ma ikka koguduses teen? Siin on kahepalgelised kristlased. Mõistavad mind hukka ja haisevad ka veel ja palvetada nad ei oska. Mina tean, mis on tõde, mina tean, kes on Jeesus, mina tean, kuidas toimetada. See on vääruskumus, see on kahjulik. Üksikud kristlased, elu näitab, et nende usk võib teinekord väga keeruliseks ja valesse suunda kasvada. 4. vääruskumus. Jeesuse jumalikkusesse uskumine pole oluline. Peaasi, et sa elad head elu. Kristlikus kontekstis ääretult ohtlik ja kahju on see, et kristlikes ringkondades seda ka levib. Mul see täpne uuring ei tule meelde, aga kuskilt ma lugesin ühest uuringust,
et mis tehti Ameerikas kirikutes. Ja küsitluses oli, et kas sa usud, et Jeesus oli Jumal? Ja suur osa, jutumärkides siis kristlastest kirikutes, vastas, et ei. Ta oli lihtsalt midagi erilisemat. Aga ma ei usu, et Jumal oli. Kristlased kirikupingis. Ma küsiks, et mis need kogudused õpetavad siis, kui sellist asja usutakse. Aga see on ohtlik uskumus, sest selliselt ei saa inimene õndsaks. Jeesuse jumalikkusesse uskumine on tsentraalne. Ja siia 5. siis vääruskumus veel. Jumal tahab, et me oleksime kogu aeg terved ja rikkad. Ohtlik on uskuda seda. Kahjulik on seda uskuda. Üks sõna, mis selle kokku võtab, oleks eduteoloogia. Uskumine, et Jumal tahab just seda materiaalset õnnistust jagada, ja see teine äärmus on see, et kui sa oled vaene, kui sa oled haige, siis järelikult sul on vähe usku. Sa ei palveta piisavalt, sa ei paastu piisavalt, sa ei anneta piisavalt, sa ei käi piisavalt kirikus, sa ei loe piisavalt piiblit, lihtsalt vilets kristlane oled. Ja on inimesi, kes jällegi kannatavad selle all. Need olid teoloogilised uskumused. Ma nimetan siia ka mõned sellised, ütleme siis, maisemad väärtused või uskumused, mis on ka kristlastele väga kahjulikud. 1. Seks on lihtsalt bioloogiline funktsioon. Pole vaja järgida piibli korraldusi selles teemas. Mul on tungid, mul on tühi kõht, kui mul on tühi kõht, siis ma söön, kui mul on seksuaalne tung, siis ma rahuldan end kuidagi mingit moodi, kas kellegagi või ise. See, mida piibel ütleb see kohta, see on iganenud. See on mingi vana raamat, meil on teaduslikud faktid juba olemas, me peame nende peale vaatama, meil on siin homoideoloogia, me peame selle peale vaatama, see, mida pühakiri ütleb, see on ebaoluline. Ma olen lugenud teoloogilisi artikleid sel teemal, kus argumenteeritakse nii, et kuna tänapäeva teaduslikud avastused on niimoodi, siis järelikult see, mida piibel ütleb, võime seda ignoreerida. See on ohtlik uskumus ja sellepärast on pered tänapäeval katki, sellepärast on noored depressioonis, sellepärast pidin mina noore inimesena kannatamast, ma uskusin niimoodi, see on kahjulik, see teeb haiget. Teine, liiga armuline ja andestav ei pea või ei tohi olla. Enda õigust tuleb ülal hoida. Ühe sõnaga võiks öelda selle kohta andestamatus. Pidasin põhjaliku piiblitunni sel teemal, võite Kolgata lehel järgi kuulata. Aga see on ka ohtlik ja ma refereerin ka siin ühte raamatut, mida ma lappasin, mis võttis kokku ka erinevaid uuringuid andestamise teemal. Ja see väide seal oli, et on selge seos vaimse tervise ja andestamatuse vahel. Et inimesed, kes põhimõtteliselt keelduvad andeks andmast, nende seas oli palju rohkem viha, kibestumist, vaimset ebastabiilsust ja nii edasi. Ja inimesed, kes olid andestavad, pikameelsed, armulised, need olid palju tervemad, palju stabiilsemad, palju õnnelikumad. On isegi uuringuline seos sellega. Siia nüüd ka 3. punkt. Vääruskumus, mis on kahjulik ja mis teeb haiget. Elus on kõige tähtsam teha karjääri ja koguda raha. See on vale, mis tuleb otse põrgust. Selle tulemusel on ka, pered on katki, inimesed on üksinda, inimesed on masenduses, sest see on nii prioriteet, see, et mingisugune summa peab pangakontol olema, see, et mingi staatus on, see, et sa oled kuskile pürginud. Nii silmaklapid on peas, et unustatakse ära, et mul on sõbrad, mul on pere, mul on abikaasa, mul on lapsed ja nemad kõik kannatavad selle pärast. Ja lõppkokkuvõttes inimesed, kes jõuavad siis jutumärkidest tippu, kõik tunnistavad sama asja, mõttetu. Ja surivooditel ka. Loe mis iganes hingehoidlikku raamatut, hingehoidlikku kirjandust, tsiteeri mis iganes hingehoidjad, mine räägi kas või otse nendega, kes räägivad surijatega ja küsivad, et mis on sinu kahetsused, inimesed pihivad seal. Number 1 asi, mis välja tuuakse. Ma tegin liiga palju tööd, ma veetsin liiga vähe aega enda perekonnaga. Kogu aeg. See on suurim kahetsus, mis inimestel on. Ja see on selle teemaga seotud, et kõige tähtsam on ju teha karjääri ja koguda raha. Ja siis nimetan ka siia viimase teema. Aga pikemalt selle peale ei peatu, see on kurjade vaimudega seotud. Vääruskumus on, et kurjad vaimud saavad minu pääst ära võtta. Kurjadest vaimudest see üks teema siin pikalt räägitud, aga lihtsalt mainin selle ära ja rõhutan ka, et ma olen ka kokku puutunud inimestega, kes ägavad sellise teadmise all, et äkki kuri vaim tuleb mulle kallale, võtab minu pääst ära, võtab mind Jumala juurest ära, kus ma saan kindel olla, et Jumal mind ikkagi hoiab. See on väär arusaam, et mingisugune väline jõud saab tulla ja sind kuidagi Jumala juurest ära tirida. Kui sina oled Jeesuse peale lootmas, siis sa oled kindlas kohas. Sa oled kindlas kohas. Sul ei ole vaja karta, et mingi kurivaim hakkab sind sala ära tirima ja et lähed hommikul magama ja ärkad
lähed õhtul magama ja hommikul ärkad äkki saatana kuningriigis. No ei ole niimoodi. Sa oled Jumala laps, sa oled Jumala riigi kodanik ja kurjad vaimud ei saa sulle selle pärast midagi teha. Nad võivad proovida kaikaid kodarasse visata, sind mingit moodi kiusatusse saata või muuda, aga nad ei saa tulla ja öelda, et nii, poiss, nüüd tule, lähme nüüd Jumala juurest ära. Ei saa. Nad ei saa sinu päästet ära võtta, sest et see on kindlustatud Jumala väes. Ja see, kuidas need siis meie elu mõjutavad, need uskumused, see muidugi varieerub, sest et on asju, mida me usume rohkem, on asju, mida me usume vähem. Aga sellest suurest nimekirjast, mida ma siin nüüd nimetasin, ma tooksin välja mõned punktid, mõned uskumused, mis ma leian, et on väga ohtlikud ja millest tuleb väga teadlikult hoiduda ja mille eest tuleb ennast kaitsta. Esimene oleks eduteoloogia. See, et Jumal tahab, et sa oleks kogu aeg rikas ja terve ja mis iganes. Üldistav sõna, eduteoloogia. Ma leian, et see on üks kõige ohtlikumaid uskumusi inimesele psühholoogiliselt ja vaimselt. Ja eriti raskeks teeb selle tõdemus see, et see on nii levinud maailmas. Miljonid inimesed järgivad seda, mis iganes asi see on. Inglise keeles kasutatakse liikumise kohta nime Word of Faith ja ka Prosperity Gospel. Ma lugesin ühte artiklit, 2018 aasta artikkel ajakirjas Christianity Today ja seal toodi ka selline üldistav tulemus ühest uuringust, mille korraldas Lifeway organisatsioon, see on kristlik organisatsioon, kogudustes. Ja nad küsitasid siis Ameerika protestantlikes kogudustes inimesi ja küsisid nende uskumuste kohta konkreetselt eduteoloogia vallas. Ja ma nimetan ära mõned statistikad, et seal küsitlejatest umbes 40% usub, et kui maksta rohkem kümnist või annetada kogudusele heategevuseks, siis Jumal õnnistab sind rahaliselt vastu. Et kui mina annan 10 eurot korjanduskarpi, siis ma võin kindel olla, et 100 eurot ma saan vastu. Ja inimesed usuvad seda ja inimesed selle mõttega annetavad, et nii, kus mu 100 eurot nüüd valsti välja ilmub. See on vale, see on väär uskumus, Jumala riik ei toimi selliselt, et mina annan nüüd 10 eurot vastu ja ootan, et nii Jumal, kus ma 100 eurot on. Ei toimi niimoodi, sest et siis ei ole enam eesmärk Jumala riigi otsimine, siis on eesmärk rahaliste õnnistuste otsimine. Ja siin uuringus ka üle poole, konkreetsemalt siin 70%, täpsemalt 69%, usub, et Jumala tahe on alati, et inimene õitseks materiaalselt ja rahaliselt. Ja kui sa vaene oled, siis järelikult sa oled Jumala tahtest väljas. Ja kui sul on natuke raskusi üüri maksmisega, äkki siis Jumal on sind üldanud. Vääruskumus, vale. Ja see teoloogiline haru kõik läheb vastu piibli tervikliku õpetusega. Jeesus üleskutse on otsida esmalt Jumala riiki ja tema õigust, Matteuse 6:33. Otsige esmalt Jumala riiki. Ja eduteoloogia ütleb vastupidi. Otsige esmalt maiset õnne ja rikkust. Öeldakse küll, et otsi Jumalat, aga see eesmärk ei ole Jumala riigi otsimine, see eesmärk on Jumala otsimine selleks, et saada maised rikkused. Kõige selline veidram jutlus, ma kuulasin ükskord ühe nelipühi sõbra käest selle Jumala riigi otsimise kohta, oli see, et mida see esmalt otsimine tähendab. See on täiesti väärastunud arusaam tema jutluse kohaselt, ma refereerin teda. Et tema arusaamise kohaselt esmalt Jumala riigi otsimine tähendab seda, et kui sa hommikul esimese asjana palvetad, siis see on esimene asi, mida sa teed. Et esmalt otsida tähendab, et see on esimene asi, mida sa teed, mitte et see on kõige tähtsam asi, mida sa teed, saate aru? Et kui ma palvetan hommikul ja loen piiblit esimese asjana, siis ma olen esmalt Jumala riiki otsinud ja ma võin olla kindel, et Jumal hakkab minu unistusi täide viima. See oli tema jutluse sõnum. Ja pärast tuli Kari Noor minu juurde, et Sander, kas see on päris? Ma ütlesin, et ei ole. See oli vale õpetus praegu. Pühakirjas Jumal saadab vahel inimestele haigusi ja viletsusi, et neid kasvatada ja läbi katsuda või pühitseda. 2. Korintuse 12:6-9 on see tekst, kus Paulus ägab Jumala ees, et tead, tal on see vaihihus. Ta on palvetanud Jumal poole, võta see ära. Ja Jumal vastab seal tekstis, sulle piisab küllalt minu armust. See vai on sinust selleks, et see kõrgiks läheks. Jumal saadab viletsust ja eduteoloogia õpetab vastupidi. Et Jumal ei tee inimest haigeks, vaid ta tahab, et inimene kogu aeg terve maises mõistes. Et kui sa nohune oled, siis sa oled vilets kristlane jälle. Kui sa koroona said siin sel ajal, no siis on nõdra usuline. Ja kurb on, et on inimesi, kes seda usuvad. See on kahjulik. Pühakiri õpetab, et kõiki, kes tahavad elada jumalakartliku elu, kannatavad tagakiusu. 2. Timoteuse 3:12. Ja vastupidiselt eduteoloogia õpetab, et mida jumalakartlikum sa oled, seda õnnelikum on sinu elu materiaalses mõistes. Et viletsust ei tule, on ainult kõik õitsemine, kõik säramine, saad ilusa basseini, 2,5 last, Bemmid, Ferrarid on täis ja oi, see on nagu märk Jumala võidmisest ja õnnistusest. Vale, kahjulik.
ohtlik, kui inimesed seda usuvad. Ma nimetan ka ära mõned jutlustajad, keda tuleks vältida, sest nad on jutlustajad, kes on populaarsed ka Eestis, Ameerika jutlustajad, TV7-s on nad palju, Pereraadios ma ei ole õnneks neid väga palju kuulanud, aga kahjuks meie kristlik meedia on ka väga palju nende õpetust täis. Ja on hea, kui me teame, kes nad on, et neid mitte kuulata. Kenneth Copeland, Joel Osteen, Creflo Dollar, Benny Hinn, Joyce Meyer ja Paula White. Hoiataksin selliste inimeste eest. Ma näen, et nad ei ole tõe sees, nende usulist seisu ma ei oska hinnata, ma ei ole jumal, aga õpetuslikult nad jagavad valeõpetust ja see õpetus, mida nad jagavad, see on inimese usuelule ja jumala suhtele ohtlik. Ja see nimekiri ei ole kõike hõlmav, neid jutlustajaid on veelgi, aga ma nimetasin need ära, sest nemad on need kõige popimad, kõige prominentsemad, võiks öelda ka kõige rikkamad. Nad on kõik mingisugused miljonärid ja mõni vist isegi miljardär. Sellise Ameerika eduteoloogia vormis vaikselt voolab ka natuke Eestisse. See on see, millega me kokku puutume. Aga hea on ka teada seda, mis Aafrikas toimub. Ja me võime Jumalat tänada selle eest, et see, mis Aafrikas toimub, see pole Eestisse jõudnud. Sest see, mis seal toimub eduteoloogia vallas, see on täiesti perversne. Ja ma ei tee nalja, see on perverssus. Tsiteerin või refereerin õigemini Vodi Paukam. Ta on üks selline Aafrikas teeniv pastor, teoloog, konkreetsemalt teenib ta Zimbabwes. See on Aafrikas üks riik. Ja tema on siis otse näinud, küsitlenud, rääkinud selle inimestega, näinud koha peal seda elu, mida seal see eduteoloogia siis teeb. Ja üks selline õõvastav uskumus, seal on selline, et kui näiteks koguduses naised kogevad raskusi laste saamisega, siis pastorid ütlevad, meil on võidmine, naised tulge meie juurde, me magame teiega ja siis teie üsa avaneb. Ja niimoodi nad kuritarvitavad enda positsiooni. See on üks vaimuliku autoriteedi kuritarvitamise tipp, sellest on raske hullemaks minna. Ja andku Jumala armu nendele inimestele kohtupäeval. See on eduteoloogia, sellest tuleb selgelt hoiduda, sest et see on ääretult ohtlik. Siis seksuaalteemad. Ma ütleks selle ploki kohta pealkirjas seksuaalne segadus, mis tuleb sellest, et seks on lihtsalt tühi kõht ja naudingu vorm ja kõik. See on segadusse tekitamiseks. Ja see arusaam hiilib vaikselt sisse ka kristlikku ringkonda, mul tundub. Sest me elame ikkagi maailmas, me kuuleme neid asju ja see maailm, meeldigu meile see või mitte, aga maailm kujundab meie suhtumist, kui me teadlikult sellest kuidagi ennast välja lülita. Gary Chapman on oma raamatus The 4 Seasons of Marriage välja toonud näiteks selle, kuidas ta oma karjääri algusest on abielunõustaja ja palju tegelenud paaridega ja abieluga. Et kui ma karjääri algusest ta uuris hästi palju antropoloogia vallas teemat, kultuure, olukordi, ja siis tema üldistavalt tõdeb, ma tsiteerin teda, et monogaamne, eluaegne abielu on universaalne kultuuriline norm. Läbi aegade see on olnud norm ja see on olnud ühiskonna kindluse alustala. Ma seda teist antropoloogi mäleta, olen kunagi teda siin noorteõhtult refereerinud, võib-olla kellelgi teil tuleb meelde. Lugesin ka tema artikli kokkuvõtet. Mul ei tule selle mehe nimi meelde, aga eelmisel sajandil ta tegi ka palju antropoloogilist uurimust ka seksuaal-abielusuhete teemal. Ja ta jõudis selle järelduseni, et need ühiskonnad, kus siis see monogaamne abielu vorm alustala on ära võetud, need ühiskonnad hävinesid 3 põlvkonna jooksul, või see 2 põlvkonna jooksul, nad nagu hääbusid täiesti ära, kadusid pildilt, lakkasid eksisteerimast. Ja kõige hullem või hirmutavam mõttekoht on see, et see lääne ühiskond, kus me praegu elame, see peaks olema nüüd teine põlvkond sellest hetkest, kui see lagunemine on toimuma hakanud. Teine põlvkond. Et on võimalik, et järgmise põlvkonna jooksul lääne ühiskond kukub kokku, kui need uurimused tõele vastavad. Aga eks Jumal teab. Igatahes monogaamne eluaegne abielu on universaalne kultuuriline norm. Ja Jumala sõna õpetab seda ju aegade algusest peale. Kelleks lõi Jumal inimese? Meheks ja naiseks. Aadamaks ja Eevaks. It's Adam and Eve, not Adam and Steve. Nagu üks nali. Meheks ja naiseks. Ja kui me seda fundamentaalset alustala hakkame kuidagi nihutama või ära defineerima, siis tuleb hullus järgi. Ja pered lagunevad selle pärast ära,
ja kes selle keskel kõige rohkem kannatavad? Lapsed, järgmine põlvkond, sina ja mina. Meie peame neid asju kokku lappima hakkama. Eestis on ka abielulahutuste protsent on laias laastus 50 ja nii palju valu teeb inimeste eludes see, kui pered lagunevad. Kui kas isa läheb ära, ema läheb ära, toimuvad muutused, see lihtsalt tekitab segadust. Ma arvan ka, et seda seksuaalset segadust tingib üldsegi ühiskonnas seksuaalsete piiride eiramine, Jumala sõnas on piirid, me eirame neid. Pornograafia, ühe suhete kultuur inglise keeles hookup culture ja siis ka seksi ja armastuse võrdsustamine. Ja kas pole ju mitte tõsi, et see LGBT kogukond heidab nendele kitsarinnalistele kristlastele ette, et te ei luba meil armastada, me tahame abielluda, te ei luba meil armastada. Mida nad tegelikult mõtlevad see, et me tahame seksida ja me tahame, et te ütleksite, et see on ka hea ja Jumala poolt loodud, aga kui te seda ei tee, siis me ei saa armastada. Seks ja armastus võrdsustatakse. Aga pühakirja arusaam armastusest on palju suurem ja tähendusrikkam kui lihtsalt mingisugune bioloogiline tung. Midagi palju enamat. Ma ütleks nii, et pühakirja armastus ei ole minu tunded ja õnn on kõige tähtsam. See ei ole see. Pigem oleks see selline, et minu tunded ja õnn peavad jääma tahaplaanile selleks, et ma saaksin teha seda, mis on õige. Ma defineeriksin pühakirja armastuse arusaamist selliselt. Ja Jeesuse lunastav ristisurm on kõige selgem ja suurem tähendus sellest. Jeesus ütleb Johannese 15:13, ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Ei ole suuremat armastust. Ja kui Jeesus ristil oli, ma võin teile kinnitada, ta ei kogenud seal mingisugust haiget seksuaalset rahuldust. See ei olnud mingisugune materiaalne õnnistus, vedeleda seal, lämbuda. Liigesed on ära rebitud sul, sa oled naelutatud posti külge, ripud seal, jube. See ei olnud mingi materiaalne õnnistus, see ei olnud ka karjääri tegemine. Kõrge staatus saab oma kõrghariduse pärast seda kätte, ei ole niimoodi. See oli vabatahtlik ohver meie pattude eest ja Jeesus tegi seda, sest ta armastas inimest. Ja selline ohverdav armastuse eeskuju on jäetud ka meile. Ja nüüd viimane vääruskumus, ma seda nimekirjas ei nimetanud, aga ma ütleks, et see on kõige ohtlikum üldse. Kui me sellest vääruskumusest lahti saaksime, siis ma arvan, et enamus probleeme meie eludest hääbuks. Enamus muresid kaoks ära, kogudused õitseksid, ühiskonnad paraneksid, suhted oleksid terved, kui see järgnev vääruskumus meie mõistustest kadunud oleks. Kuulake hoolikalt, mis on see kõige suurem vääruskumus minu arvates. Minu isiklik õnn ja rahulolu on kõige tähtsam asi maailmas. Vaat see on vale, mis tuleb otse põrgust. Ja ma ei ütle, et õnn ei ole tähtis, ma ei ütle seda, pange tähele, mis ma ütlen. Vääruskumus on see, et minu isiklik õnn ja rahulolu on kõige tähtsam asi maailmas. See uskumus voolab ka nendesse eelnevatesse kategooriatesse. Ja see on ju kõige isekuse ja valu aluseks. Ja see on otseses vastuolus Jeesuse elu ja õpetusega. Otseses vastuolus. Ja maailm õpetab meile ümberringi maast madalast peale, et sinu individuaalne heaolu on kõige tähtsam, sinu individuaalne õnn on kõige tähtsam. Vahet pole, mis inimesed ümberringi arvavad. Tee seda, mis sinule meeldib, tee seda, mis sind õnnelikuks teeb, aja enda joru taga. Isegi kui teistele see ei meeldi, isegi kui teistele haiget teeb, sinu enda õnn on kõige tähtsam. Näiteks abielu kontekstis. Kui see armastuse tunne kaob, mis tehakse? Lahutus. Ma ei saa ju õnne kogeda, ma ei tunne enam rahuldust ja rõõmu, armastuse tunne on läinud, mis iganes, ma pean ära minema. Saan siin lubadused, teotsed, mis siis, ma ei tunne enam rõõmu, õnne, ma pean ära minema, sest et minu õnn on ju kõige tähtsam. Kus ma saan siin olla, ma piinlen niimoodi siin abielus ju. Kas ma pean vastutust võtma? Ei. Või töö ja kooli kontekstis. Inimesed õpivad meeletult, ajavad meeleheitlikult taga mingisugune seletamatus tipus olevaid ameteid ja asju, et kuskile ummäärasesse kohta jõuda, isegi ei tea, kuhu jõuda tahavad. Kui alla 4000 euro kuus teened, siis pole mõtet eladagi vist, sest et ei tea, siis ei saa midagi enam lubada.
see on jälle see, minu isiklik õnn, minu isiklik asi. Või perekonna kontekstis. Inimesed elavad enda elu ikka niimoodi, et silmaklapid on peas, neil on oma enda eesmärgid, unustavad ära, et neil on abikaasa ja lapsed, kes tahavad nende tähelepanu ja armastust. Ja selle tulemusel, halb on öelda, kasvavad lahku, minu meelest niisugust asja pole võimalik teha, sa lihtsalt oled hüljanud oma perekonna, aga inimesed ikkagi siis kasvavad lahku ja siis mõeldakse, et okei, kus armastus läks, mis juhtus, sest inimesed ajavad enda isiklikku individuaalseid eesmärke taga. Ja ka koguduslikus kontekstis paistab see välja. Kuidas? Inimene otsib meeleheitlikult mingisugust seletamatut jumala kogemust. Ajab vaimu anda taga, et ta tahab mingi vägev ja suur kristlane olla. Ja ta teeb seda selliselt, et ta unustab ära, et tema kõrval on ta vend ja õde usus, kes vajab tema palveid, tema tuge ja tema tähelepanu. Kui pühakiri räägib vaimuandidest, kelle jaoks on vaimuannid? Kas selleks, et me ise saaksime kuidagi mingit haiget kaifi kodus sellest, või selleks, et kogudust üles ehitada? Ja Paulus väga selgelt ütleb, see on koguduse ehitamiseks, see on ühiseks kasuks, annab vaimuande. Vaimuand ei ole selleks, et mina saaksin olla äge, see on selleks, et teisi teenida ja teisi armastada. Selle kõige eelneva teema peale siis ütleb Jeesus Johannese evangeeliumis peatükk 16, salmid 24-26. Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina, võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, aga hingele teeks kahju. Või mis oleks inimesel anda ära oma luna hinnaks? Need on Jeesuse sõnad. Kuidas see selle Efesose kirja tekstiga nüüd kokku, mis ma alguses lugesin? Ma isiklikult arvan seda, et see on üks kristliku elu suurim paradoks. Kui sa annad kõik Jeesusele, sa võtad selle risti, nagu siin Jeesus ütles, kannad seda, sa salgad oma mina, siis paradoksaalsel kombel sa tunned kõige suuremat vabadust üldse. Ja sa saad selle, ütleme siis, kas jõu või võimaluse kasvada terves Jumala tundmises. Ja sind ei kõiguta siis mingisugused muud arvamused, asjad, sest et sa oled kõik Jeesusele andnud, sa oled kõik talle andnud. Näed, sa ei jõua elus kuhugi, no mis siis? Jumal armastab mind. Ma järgin teda. Miks ma peaksin mingisuguseid maailma norme järgima, kui minul on Jumala normid? Ja kui Jeesus ütleb, et järgne mulle, siis ma järgnen talle. Mitte sellele teekonnale, mida siin maailm tahab. Jeesus ütleb, et mingi kitsal teel, ma olen kitsal teel. Ma ei hakka seda laia tee peale minema. Anna kõik Jeesusele. Ja ma ei saa öelda, et ma oleksin nüüd mingisugune super eeskuju selles. Sest see Jeesusele andmine, see ei ole nüüd niimoodi, et täna õhtul teed ära ja siis homme on kõik korras. See on järjepidev, igapäevane, teadlik tegu. Teadlikult astun sammu Jeesuse poole. Teadlikult annan kõik Jeesusele üle. Iga päev. Elu läheb raskeks, teadvustan. Jumal on selle sellest üle, ma annan selle Jeesusele. Tuleb midagi head, ei lase selle endal pähe kukkuda, ütled, et Jumal on andnud, ta on õnnistanud ja ma pean andma ka teistele õnnistuseks. Oluline on järgida Jeesust. Ja see on see, mis tõeliselt vabastab meid kuulekusele, armastusele, isetule elule. Ja terve elu me saame sellesse kasvada. Aga sa pead tegema teadliku otsuse. See ei toimu passiivselt ega automaatselt. Teadlik otsus järgida Jeesust. Aamen.